meil on tõesti olnud väga minu venna keskne saade, võib-olla järgmine kord teeme siis sinu õe keskse saate. Deal. Oi tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja mina olen Ivo Krustok. Ja meie oleme inimesed. Inimesed. Noh, ja oleme küll inimesed, tõsi. Ja te kuulate popkulturiste. Et ikka bränding oleks esile toodud. Ja tõenäoliselt, kui te kuulate popkulturiste, siis te olete ka inimesed, ilmselt. Kui te oleksite loomad, siis te kuuleksite ilmselt popkulturiste. Sa ei tea seda. Võib-olla nad kuulavad huviga. Sa mõtled, et võib-olla nad salamisi tõmbavad endale podcast'e lausa. Ei no, omanik. No, et kui omanik kuulab, siis loom ka kuulab. Ja, või niimoodi, nagu et loom ise nagu teadlikult isegi nagu valib endale vahel välja mingi podcast'i, mida kuulata ja kuulab. Okay. Siin on nüüd see selline natukene ka keeleline küsimus, et mis on kuulamise ja kuulmise vahe. See on ju lihtne. Ei ole või? Ma ei tea, ma ei ole keelega väga osav, nagu me oleme juba kordades selles podcastis. Ei, sa oled väga osav viimati. Mina ei saanud arugi, et sa rääkisid tegelikult murrakus või murdes. Mina ka mitte, aga näed. Et ma arvan, et sa oled tegelikult andekam selles vallas, kui sa arvaksid. Kui keegi teab. Ja kui ma arugi saan. Sa lihtsalt valdad mingeid nagu iidseid murrakuid, mis minu teadmisväljast jäävad täiesti nagu kaugele, aga mis sulle on kuidagi, ma ei tea, siis juurte kaudu võib-olla antud või? Ma ei tea, kus su juured on. Keilas, aga kuhu nad hargnevad sealt edasi? No, kui ikka kaugemale tagasi minna, siis võib-olla Simuna kanti. Aga muidu ega ma ei tea küll neid juuri nii palju ja et seal kuskil mingi murre peaks olema. Ma oma teada vähemalt teadlikult ühtegi murret otseselt ei kasuta. Vaata, aga Simuna kandis siis öeldi nii, et millaks sa tuled? Ei, ma ei tea. Ma ei usu, võib-olla mitte. Ma ei ole kunagi ise Simunas elanud, sa küsisid, kus mu juured nagu kaugemalt tagasi lähevad. Ma mõtlesin, et äkki sa oled rääkinud sellest oma vanematega, et mismoodi siis räägiti. Ja? Ma ei ole kuidagi selline väga ajalookeskne inimene. Mõtle, mõni on nagu õudselt huvitatud oma sellest minevikust ja sellest, kust ta tuleb ja kuidas ta tuleb. Selle huvi nagu taustast ma saan väga hästi aru, aga ma ise kuidagi ei ole nii mõjutatud sellest või nii huvi tundnud kunagi selle vastu, et kes on mu esivanemad ja kust nad tulevad. Aga noh. No aga tore on vähemalt see, et vaata, kui sina peaksid siin nagu sugu jätkama, kui see juhtub, et siis sa ikka siin järjest ikka ehitad seda kultuurilist monumenti selle podcasti näol, et 500 aasta pärast su järglased ikka teavad, et nad nagu põlvnevad sinust, sest et kunagi elas selline mees nagu Ivo Krustok, kes tegi podcasti popkulturistist. 500 aastat. Ma pean siis võtma tõsiseid meetmeid, et vältida pitimäda. Ja, aga me kindlasti ju teeme seda, et vaata nagu on need ajakapslid kirikutornide tipus on ju, et sinna vaskpalli sisse pannakse siis mingisugused esemed sellest ajast, et me paneme ka kuskile kiriku otsa enda podcasti niimoodi erinevates formaatides. Aga mis kujul, mis formaadis täpselt, see ongi, kas seda faili saab enam avada, kas seda andmekandjat üldse saab lugeda enam 500 aasta pärast või? Ei no, aga ma arvan, et selleks, et täiesti kindla peale minna, me lihtsalt on ju valime välja oma näiteks 10 parimat episoodi lõpuks, siis me laseme need graveerida või raiuda või toksida nendesse kivitahvlitesse, sest need säilivad ikkagi kõige kauem. Sa võid siin ajada asju hästi keeruliseks ja kõrgtehnoloogiliseks, aga come on, kõige esimesed kirjalikud märkmed, mis on säilinud inimajaloost, need on ikkagi kivitahvlitelt. Aga ma suudan ette kujutada ka tulevikku, kus 500 aasta pärast ei suudeta enam seda keelt lugeda. Tähendab, mõtleme selle peale, paneme kokku mingisuguse paketi, et on ikka nagu kindel, et 500 aasta pärast see podcast on järelkuulatav. See meenutab mulle... Ja kõikide meie patroonide nimed me paneme ka raiuva kivitahvli teisele küljele. See on kindel. Koos lühikese eluloo kirjeldusega. See meenutab mulle natuke seda, kuidas üritatakse tuleviku põlvkondi hoiatada tuumajäätmete eest. Sul on vaja kuidagi mingisugune süsteem välja mõelda selleks, et kui seal miljoni aasta pärast keegi satub sinna alale ja teeb seal mingeid kaevetöid näiteks, et ta saab aru, et see on nüüd nagu probleemne koht, et siit edasi ei tasu minna ja enam-vähem igale heale mõttele, mis sa suudad välja mõelda, on mingi vastuargument, aga võib-olla nende kultuur arvab, et see on hoopis nagu rõõmusignaal, et see on mingi suur punane kolp või mida iganes. See on siuke ultimate disaini konkurss. Kui ma sellest kunagi kuulsin, ma sattusin ikka väga elevile, sest et
võime siin mõelda, et noh, miks nad nüüd hakkama ei saa selle uue Eesti märgi leiutamisega, on ju, et miks see nii keeruline on ju, tehke mingi logo valmis lihtsalt. Okei, aga tehke nüüd mingisugune hoiatusmärk, mingi logo, mis oleks loetav miljoni aasta pärast, on ju, niimoodi, et ei teki mitte mingisugust ambivalentsi sinna juurde, et kõik on täiesti selge kohe, kui sa vaatad sinna peale. Ahah, siin on tuumajäätmed, siit edasi ei kaeva, lähme jookseme parem eemale. Et mis oleks see üks märk, see üks sümbol, mis seda nagu näidata saaks. Oled sa nagu mõtteharjutusena kuidagi mõelnud, et mida sina disainiksid sinna? Sa mõtled sinna tuuma? No just, et millise märgi sina teeksid või võib-olla see ei ole isegi märk, võib-olla see on mingi teine mõte sul, et kuidas? See on hea küsimus. Seda on see on tõesti nagu selline asi, et noh, nagu enam-vähem igal asjale, mis sa ette kujutad, suudab mingisuguse vastulause teha ja kuigi mu esimene reaktsioon oleks püüda kuidagi lähtuda mingitest väga inimlikest hirmudest ja noh, ütleme surma ja kaoga seotud sellised sümbolid, mis on võib-olla pikemat aega suutnud ka meie enda kultuuriruumis säilida, siis tegelikkuses ei pruugi üldsegi toimida, sest noh, ütleme kolp võib tähendada ka, eks ole, vaenlaste hävingut ja mingi sihuke rõõmusõnum olla ja noh, kõik siuksed asjad, mida võib-olla meie seostame pigem negatiivsete asjadega, nii et ma ei ole küll suutnud kunagi ühtegi mingit head mõtet teha. Küll aga mulle meeldib mõelda rohkem selle kosmosekohvri peale, mida me oleme siin paar korda rääkinud, et kui meil on nagu sellised ägedad satelliidid nagu Voyagerid sõidavad meie päikesesüsteemist juba välja, vähemalt üks on juba väljunud vähemalt 4 korda olenevalt siis sellest, kuhu see piir tõmmata, et siis küsimus, et mida me selle seadme külge paneme, kuidas me sinna jätame mingisuguse info, mis kirjeldab meid, oli õhus 70-ndatel vist, kui ma ei eksi, või oli see isegi 60-ndatel, millal Voyager startis, et siis tehti ju see vinüülplaat sinna juurde, et oleks selline füüsiline andmekandja, mida oleks võimalik lugeda, et need võnked nagu kannavad selle helilaine üles, et siis võib-olla kuskil kaugel keegi väga intelligentne tsivilisatsioon suudab välja mõelda, kuidas seda andmekandjat lugeda ja mida me kõike sinna siis paneme. Vot see on nagu sihuke lahe mõtteharjutus, et mida me peaksime võtma enda kohta, mis kirjeldaks meid jube hästi, et noh, ma ei tea, kas näiteks siniroheline planeet, nagu pilt sinirohelisest planeedist on väga kirjeldav, arvestades, et universumis on ju miljardeid ja miljardeid planeete. Seda enam, et võib-olla need olendid, kes selle paki lõpuks kätte saavad, võib-olla see, mismoodi nad tajuvad maailma ja mismoodi nad maailmaga suhtlevad, ei ole absoluutselt seotud ei helide, ei pildiga, ei kompamismeeltega, saad aru, et meil on ju oma piiratud valik erinevaid meeli, mille abil me siin maailmas navigeerime, mille abil me tõlgendame seda, mis toimub, aga just täpselt, kui sa saadad selle planeet Maa pildi, siis see tüüp saab selle pildi kätte, aga tema taju väljas puudub selline asi üleüldse nagu pilt või rääkimine, noh et see ongi see võimatu ülesanne tegelikult. On küll, jah. Ja samamoodi see, sorry, kohe saad oma vennast rääkida, see on sinu venna erisaade kusjuures, ei teadnud seda või? Ei. See ei tulnud Slackis võib-olla läbi, ma saatsin sulle, et täna teeme sinu vennast erisaate. Okei, jätka. Et ma tahtsin öelda seda, et see tuumajäätmete ohutsooni hoiatusmärk, ka see on tegelikult selles mõttes ülesande püstitus on väga-väga nagu põnev ja kuidagi nagu kohe nagu sütitab kaasa mõtlema, aga samas see on peaaegu sama võimatu ülesanne nagu seesama kohvri kosmosesse saatmise ülesanne, et miljoni aasta pärast võivad ka siin maa peal olla nagu mingid hoopis teised olendid, mingid eluvormid. Võib-olla siin on isegi mingid sellised eluvormid, millel ei ole eluga mingit pistmist. Seda aru, mis ma mõtlen. Aga võib-olla siis ei ole ka tuumajäätmed enam probleem. Ja ma just mõtlengi, et kui meil nagu intelligentne elu öelda see on nagu kuidagi siuke ülbe natuke ja pidada inimest ainukeseks intelligentseks olendiks maal on ääretult probleemne. Aga ütleme nii, et sarnase kultuuri käitumisega olendeid maal ei pruugi miljoni aasta pärast üldse olla, nii et see ei olegi enam probleem, keegi ei hakka midagi kaevandama ja kõik tuumajäätmed istuvad seal, kus nad on täitsa rahulikult ja vähemalt ei tee nad kellelegi, kes nende kohta midagi oskaks mõelda halba. Ja alustuseks võib-olla lihtsalt nagu, kui Donald Trump nüüd nagu kaotab USA-s on ju ja ikkagi nagu tahab edasi teha ägedaid asju
siis ta võib ju minna sinna tuumajäätmealale ja ehitada sinna oma selle müüri, mida ta lubas Ameerika piirile püstitada. Jah, kuigi müüri, mis peab 1 000 000 aastat vastu, on ikka väga raske ehitada. Aga see võib olla challenge, ta on väga võimekas mees kindlasti. Ta on väga võimekas mees, ma arvan, et kui keegi suudaks sellist müüri ehitada, siis see on tema. Just eelmise osa kohta meil mu vend kritiseeris, et miks sa saadad RuneScape'i kosmosesse, et seal pole internetiühendust, nad ei saa mängida omavahel. Ja ma püüdsin ka siis vähemalt enda aspektist siis selgitada seda, et noh, see internetiühenduse puudumine on nagu minimaalne probleem, et see ju, noh, nendel ei pruugi üldse mingit taju olla või vähemalt taju selles mõttes, nagu meie seda mõistame. Seesama Frank Zappa plaat võib neile kõlada nii ääretult halvasti ja või isegi, ma ei tea, hukkavalt. Ma ei kujuta seda küll ette, aga miks mitte? Aga tead, mida on lihtne lugeda no. või tõlgendada või millest on lihtne aru saada? Popkultuurist. Ja teatavasti popkultuuri juurde käivad igasugused vahvad asjad nagu tehnoloogia, muusika, musavideod. Huvitaval kombel just sellest meie podcast ju räägibki. Nii et me peame liikuma edasi äkki asjade juurde, millest me oskame rääkida. Apple'i uus event. Sellest võiks kohe pikalt ju rääkida, eks ole. Jaa, aga mul on sulle selline ettepanek, et vaata, kõik räägivad sellest praegu. Jah, ma täna hakkasin kuulama 3 tunni pikkust diskussiooni sellel teemal, ma lõpuni ei jõudnud. No nii, ja no kindlasti valdav enamus nendest diskussioonidest keskendub sellele, et nendele tehnilistele detailidele, on ju, kus toimus edasiminek, kus ei toimunud, kas hind on õige, kas hind on vale, nagu ühesõnaga kõik, mis värvi see telefon on. Et mul on selline ettepanek, et võiks hoopis arutleda selle üle, et mis see Apple'i event üldse kultuuriliselt on või mida see tähendab, mida selline nagu uus rituaal meile annab, miks seda nii kangesti, nii suure elevusega oodatakse nüüd igal aastal. Mul tekkis selline paralleel, kui ma mõtlesin selle Apple'i eventi peale, et nüüd, kus inimestel on tekkinud sisse nagu see harjumus, et igal aastal see toimub, sellest on saanud peaaegu nagu mingisugune riigipüha, aga mitte ainult mingi ühe riigi keskne, vaid võib-olla oleks palju öelda, et globaalne, aga peaaegu globaalne, ütleme selline nagu riigipüha, et nii nagu detsembri lõpus tuleb igal pool jõuluvana ja toob kingitusi, nii tuleb siis igal aastal Steve Cook või Tim Cook. Steve, sulatasin kokku kaks Apple'i suurmeest. The ultimate CEO, et ta on Steve Jobsi, eks ole, sellise jõhkruse ja hea liidri omadustega ja tal on Tim Cooki majandusteadmised ja ta on nagu Steve Cook. Ja ma arvan, et temast saaks väga hea superkangelase, me peaksime Marvelile maha müüma selle mõtte. Jah, või DC-le vaatama, kumb rohkem pakub. Ja no viskame nagu mõlemasse vette need õnge konksud sisse. Ühesõnaga, Steve Cook tuleb nagu jõuluvana igal aastal meile. Mul oleks põnev kuulda sinu mõtteid selle kohta, et miks sellest on saanud mingisugune asi, mida inimesed ootavad täpselt samamoodi, nagu nad ootavad, ma ei tea, suvevaheaja algust, nagu nad ootavad jõule, nagu nad ootavad oma sünnipäeva või aastavahetust, et mida see nagu ütleb meie kohta või meie kultuuri kohta? Ma arvan, et sa pingutad räigelt üle praegu, see fakt, et tehnoloogia ajakirjanikud ja tehnoloogia huvilised nohikud seda ootavad ja vaatavad, ei tähenda kaugeltki seda, et inimesed laias plaanis seda vaatavad, et see mängiks meie kultuuris mingi väga suurt rolli, kindlasti ütleme, Apple'i tooted mängivad meie kultuuris rolli ja mitte tegelikult ainult Apple'i tooted, vaid kogu see nutitelefonide ja nutiseadmete kategooriad on muutunud nii tähtsaks ja läbivaks, et reaalselt kõigi meie elu on nendest puudutatud ühel või teisel viisil, sest olgem ausad, fakt, et Apple'i iPhone'id on võib-olla sellise ühe spetsiifilise telefoni osas maailma kõige populaarsemad, siis numbritelt on ikkagi Androidi telefon oluliselt rohkem ja lisaks veel kõiki muid erinevaid telefone, mis siin maailmas on ja nutiseadmeid, laptop'e, tahvelarvuteid, muid arvuteid. Et see Apple'i üritas tegelikult seda furoori seal ümber, neid kuulujutte, seda eventi nagu live-ülekannet, seda tegelikult jälgivad ikkagi väga-väga pisike osa inimestest, kes tõesti nagu on mingil määral obsessiivselt huvitunud sellest, et mul on mitmeid tehnoloogia huvilisi sõpru, kes ka ei vaata neid asju, keda lihtsalt ei ole huvitav, loen pärast, mis tuli välja, aga siis on selline pisike osa, esiteks kõik tehnoloogia ajakirjanikud jälgivad seda, mitte ainult seda üritust, aga enamike suurfirmade
selliseid live ülekantud üritusi, kus siis antakse teada uute seadmete kohta. Alles hiljuti oli üks Samsungi üritus, mida ma üritasin jälgida ülekandena, see oli ääretult igav kahjuks, seal tuli välja see Note 7, mis nüüd kahjuks on inimestel plahvatama hakanud ja Samsung on nad kõik tagasi kutsunud. Ja samamoodi ma olen vaadanud Microsofti üritusi, Google'i üritusi, Apple'i üritused, need erinevad ettekanded on minu arust üle aastate muutunud kuidagi igavamaks. Eile oli tegelikult täitsa huvitav üritus ja kui nad selle iPad Pro välja tõid, selle suure iPad Pro, siis oli ka täitsa põnev üritus. Aga võib-olla see oli nagu selles mõttes põnev, et üks mu väga nohikust sõber kutsus mind külla, et seda projektoriga seina pealt vaadata. Wow, okay. Mis oli nagu siuke päris äge ettevõtmine ja võib-olla sellepärast on ta mul nagu rohkem meeles. Nii et me seal kahekesi istusime, sõbra naine ei olnud nii väga huvitatud ja mängis lastega. Meie siis kahekesi jälgisime, aga jah. Aga ma arvan, et see ei ole isegi nii imelik, et sa seda nii uhkes settingus vaatasid suurelt ekraanilt projektoriga algusest lõpuni süvenenult. Et see ongi see, mis mind huvitab tegelikult Apple'i puhul, et ma võin eksida, ma ei ole vaadanud kõiki neid Google'i üritusi, ma ei ole vaadanud mingeid Samsungi üritusi. Ma olen alati ainult lugenud live blogisid Apple'i ürituste kohta ja vaadanud mingeid videoklippe siis nagu. Sa seda ülekannet ennast pole vaadanud? Ma olen vaadanud mingeid juppe alati, sest et mind huvitab see, et mis nad siis nagu tõid välja. Et mind see nagu dramaturgia seal eriti ei huvita, et kuidas see on küllaltki kohutav ka, olgem ausad, see üleharjutatud ettekanne, et keegi kirjelda seda hästi, kus on selline nagu ülepingutatud, läbikukkunud TEDx'i tüüpi ettekannete pidamine või et see ei ole nagu, et see on kohati natuke piinlik ja veider ja üleharjutatud ja väga safe. Noh, jah, ja samas nagu ma saan aru, et kui nad teeksid midagi veel keerulisemat seal või kuidagi, ma ei tea, fantaasiarikkamat, et siis juba nad põhimõtteliselt muutuvad võib-olla nagu teatriks, mitte tehnoloogiafirmaks, mis mulle väga meeldiks, aga selles mõttes teatud selline konservatiivsus ja igavus ja kuidagi nagu lihtsus, kui see teenib nagu selle sõnumi selge edastuse eesmärki, siis ma arvan, et sellised suurfirmad eriti, nad alati valivad pigem sellise konservatiivse ja selge tee, kui et hakkavad seal siis, ma ei tea, muidugi, jah. Viskama põlevaid tittasid publikusse või no midagi. Alice Cooperi kontserdid. ja et kuidagi, aga mulle tundub, et kuigi ma ei ole vaadanud kõiki neid muid ülekandeid ja presentatsioone, muude firmade omasid, siis ikkagi ma arvan, et sellega sa oled ikka ju nõus, et Apple on nagu ainus tehnoloogiafirma, mida ümbritseb selline kultus aura, on ju? Ma ise ei pea ennast kunagi, või ma kindlasti ei taha ennast pidada ühegi sellise tehnoloogia ettevõtte suureks fänniks. Kui on üks ettevõte, mis mulle võib-olla kõige rohkem viimastel aastatel on huvi pakkunud, on see pigem Microsoft. Ja ma ei ole kunagi ennast pidanud suureks Apple'i fänniks. Mul on tegelikult üks Apple'i seade, see on iPhone, selleks on mitu põhjust, mida ma ei hakka võib-olla hetkel pikemalt selgitama. Me siin ühes osas juba rääkisime, kui raske see valik oli. Aga ma olen alati vaadanud Apple'i üritusi ja seal on tegelikult see üks aspekt nende juures, mis mulle meeldib, ongi see, et need ettekanded on küllaltki safe'id, seal on oma siuksed klišeed ja neid klišeesid on alati väga põnev jälgida ja alati ma vaatan Apple'i üritusi kõrval Twitter, sellepärast et vaadata, mida teised inimesed, mis nalju visatakse, see on nagu minu jaoks see kõige lahedam hetk, kui jälle Johnny Ive hakkab mingile taustale rääkima oma maheda ja võrratu briti aktsendiga, siis keegi kohe viskab jälle mingi väikese nalja ja ma pean siia vahele märkima, et mina lugesin Geeniuse live-blogi ja mulle väga meeldisid need naljad seal, eriti renderdavate ahvide. Et see siuke kõrvaline kelbas. 400 lendavat ahvi on ikka tõsine saavutus. See on ikka nii palju rohkem lendavaid ahve kui varem. Kuidas me hakkama saime? Aga kui ma püüan nagu ise vastata oma küsimusele kuidagi, siis mulle... Mina ei ole vastanud ilmselge. Ja sa puikled sellest kõrvale kuidagi väga niimoodi, ma ütleks, et ikkagi elegantselt, et siin ei ole midagi, et väga hästi puikled, aga ma siis vastan ikkagi ise, sest et mulle tundub, et ma nii hullult pange ei pane, okei, muidugi seda eventi ootavad ja vaatavad igal aastal need kõige
pühendunumad tehnofriigid, loomulikult, et noh, et ei ole mingisuguseid nagu suuri horde siin nagu muudes ühiskonnasektorites meil nagu, kes siis nagu panevad kõik oma telesarjad kinni, panevad oma, ma ei tea, lükkavad lapsed nagu kuidagi nagu kuskile teise tuppa ära nagu, et siis nagu vaadata, et nüüd issi ja emme hakkavad vaatama Apple'i üritust, et minge ära või ärge segage. No, miks üldse lapsed välja saata koos terve perega? Et see on nagu väga spetsiifiliste huvidega inimeste sihuke püha üritus, on ju, aga mind huvitabki noh, see, et mis teeb selle ürituse nii pühaks, et mis teeb selle ürituse nii oodatuks ja miks inimesed alati näiteks pettuvad, noh, see ootuste horisont, see on nagu meeletu tavaliselt nagu alati enne seda üritust on nii palju neid spekulatsioone, kas on seal see mingisugune nupp või ei ole seda nuppu, kas nüüd on mingi auk seal juures või ei ole seda auku enam, et inimesed reaalselt nagu viitsivad, saad aru, mõelda selliste asjade peale ja spekuleerida ja siis, kui lõpuks tuleb see suur avalikustamine, kui lõpuks on kõik selge, et mida nad siis seekord sulle müüvad, siis on sihuke, ma ei teagi, elevuse ja pettumuse segune sihuke järellaine käib nagu inimestest üle, et nad ühest küljest kõik nendivad, et jah, tõepoolest läks paremaks justkui ja siis nad ütlevad, aga samas see ei ole ju mitte midagi erilist, nad oleks võinud teha midagi revolutsioonilist ikkagi. Aga see on nii naljaks, et inimesed ootavad Apple'ilt mingit revolutsiooni ja samas see on nii nagu normaalne asi, mida oodata, sest et tegelikult see, mida Apple oma nagu iPodidega ja iPhone'idega meile andis, meile kui tarbijatele või nagu tehnika kasutajatele, nad ju tegelikult tõesti suutsid pakkuda sellist suurt kvalitatiivset hüpet nagu paaril korral, mis reaalselt muutis meie nagu muusika kuulamisharjumusi, mis muutis meie suhtlusharjumusi ja meie suhtlusvõimalusi, et ja noh, loomulikult Apple ei olnud nagu üksi selles universumis, nad ei olnud kuskil eraldi mullis ja keegi teine nende asjade peale ei mõelnud. Loomulikult tulid sarnased seadeldised igal pool välja samal ajal ja juba varemgi, aga lihtsalt Apple oli see, kes pakendas seda kuidagi niimoodi, et inimene reaalselt tundis, et ta mitte ainult ei osta seda uut seadeldist, vaid ta ostab põhimõtteliselt pileti tulevikku. Et Apple turundab inimestele tulevikku. Inimestele väga meeldib revolutsioon, inimestele meeldib innovatsioon, areng ja Apple kuidagi mulle tundub on nagu ainus selline tehnikafirma, mis suudab hästi lihtsasse sellisesse kommertslikusse pakendisse, mis samas on jube nagu hipp ja cool, ta suudab sinna pakendada põhimõtteliselt sulle nagu tulevikku. Et see on see emotsioon või see mingisugune sihuke, jah, võib-olla ongi ainult emotsioon tegelikult kokkuvõttes, mis lõpuks nagu siis tõukab inimesi seda ilgelt kallist ostu tegema, kuigi nad samas võiksid kõndida oma kohaliku kaubanduskeskusesse, minna seal suvalisse tehnikapoodi ja osta nagu samaväärne vidin palju odavama raha eest, on ju. Aga kogu see mingisugune sihuke lubadus, mis Apple'i toodetega kaasas käib, seda nagu mujal ei ole. Või sa pead ise välja uurima, et tegelikult see seal on nagu seal sees samamoodi olemas, võib-olla need näitajad on isegi paremad ja nii edasi, et sa oled veel rohkem tulevikus, kui sa ostad selle, mis iganes Androidi seadme, on ju. Aga just see veenvus, millega nad sulle nagu seda piletit tulevikku nagu taskusse pressivad. Ma arvan, et see on see, mis paneb nii Apple'i vihkajad kui ka Apple'i pooldajad seda üritust igal aastal pikki silmi ootama. Aga selle juures on nagu naljakas vaadata, et mismoodi nad oma seda lubadust sõnastavad, sest et alati ju see uus iPhone on nagu parem kui kunagi varem, on ju. Maagiline. See ongi, et lõpuks sul saavad nüüd omadussõnad otsa, millega sa saad nagu, mida sa saad külge pookida sellele uuele mudelile, on ju. Sa võid öelda kõige kiirem, kõige maagilisem, kõige isikupärasem, kõige uuem, kõige revolutsioonilisem, kõige parem, kõige rohelisem. Et kui tuli iPhone 6 välja, siis nad juba olid jõudnud punkti, kus nad nagu tundus nagu omadussõnad oleks otsa saanud, siis nad ütlesid, et nagu, et ainus asi, mis on muutunud, on see, et kõik on muutunud. Jah, see oli nii. Ja siis seal oli juba natuke tunda seda copywriteri sükest higilõhna, vaata, et jaa, no perse, kuidagi peab väljendama, et kõik on nagu parem, on ju, samas nagu ma ei saa võtta kõiki neid ülejäänud omadussõnu, mis juba nagu on eelnevatel aastatel. Need on tegelikult geniaalsed meemid, mida nad välja viskavad, sest nad jäävad meelde eilsest üritusest ju kõige geniaalsem meem, mis nad üldse välja viskasid, oli courage, et me saime lahti kõrvaklapi august, sest me oleme julged.
ja see on sihuke asi, mis sa lihtsalt sa kohe tahad selle kallal ilkuda, sest see on selline natuke totakas asi, mida öelda selle koha peal ja noh, see nagu tõmbab mingil määral ka tähelepanu sellelt keskselt küsimuselt ära, et nüüd ei ole enam uuel iPhone'il kõrvaklapi auku ja inimesed on selle peale pahased. Aga sa võtsid selle asja tegelikult väga hästi kokku, see on see vastus, mida ma eeldan, sa ootasid minult ka ja nüüd, kui ma olen ma ei eeldanud mingit vastust, tähendab ma eeldasin vastust, aga ma ei eeldanud nagu samasugust vastust. Ma olen kuidagi kogunud ennast rohkem, sest sa lõid mind natuke rajalt kõrvale või rajalt maha selle esialgse küsimusega, et räägime nüüd Apple'i eventi sellest nii-öelda laiemast kultuurilisest taustast, sest ma olen nii olnud selle tehnilise laine peal, ma olen lugenud hästi palju nüüd nende erinevate variantide kohta, mis siis eile kõike räägiti, ma vaatasin seda üritust, ma passisin Twitteris, ma olen juba pikemalt jälginud neid kuulujutte ja nüüd ma kuidagi pidin ümber häälestama ennast. Aga üks asi, mida ma kindlasti veel juurde lisaksin sellele, need Apple'i üritused tegelikult said väga populaarseks, võib-olla mitte kümmekond isegi aastat tagasi, isegi vähem. Jah, siis kui olidki need suured revolutsioonid, need suured revolutsioonid, need iPhone'id, iPadid, asjad, mis järsku tungisid inimeste eraellu ja muutsid Maci või muutsid Apple'i jällegi väga relevantseks firmaks. Sellepärast, et alati on olnud väiksem grupp isikuid, kes armastavad Apple'i arvuteid, aga nad ei ole kunagi olnud nii mainstream nagu praegu. Praegu nad on lihtsalt sihuke väga kodune nimi väga paljudele inimestele ja need üritused olid oma tippajal sellised ääretult huvitavad, see oli nagu sihuke saladusloori tõstmine. Kui Steve Jobs astus lavale oma meeletu jõu ja karismaga ja tõstis siis saladusloori ära, siis me saime teada midagi, millest me varem võisime vaid spekuleerida. No just. Aga nüüd on asi natuke muutunud, need uued üritused ei ole enam nii põnevad, sellepärast et kõik on juba teada tegelikult, mitte ainult seda, et me teame, et tuleb uus iPhone, ei tule enam mingit täiesti crazy't asja, vaid me teame väga peenete täpsusteni, milline see uus telefon tuleb. Juba mingi kuu aja eest liikusid ringi siuksed metallist prototüübilaadsed asjad, ütleme sellised metallist välja treitud iPhone 7 kujuga seadmed, millega siis demonstreeriti, et näete, selline ta hakkab välja nägema. Inimestel oli väga selge suurem osa sellest, mida eile räägiti. See oli kõik teada ette ja see teeb selle nagu vaatamise natukene igavamaks ja minu jaoks eile võib-olla kõige ägedam üllatus või kõige lahedam asi, mida ma ei osanud mitte kuskilt oodata, oli see, et Nintendo kõige kuulsam mängudisainer, võib-olla üldse kõige kuulsam mängudisainer astus lavale ja hakkas rääkima. Praegu ei kuule mu häält, aga ma hullult noogutan siin praegu. Ja hakkas rääkima Super Mariost. Super Mario tuleb mujale kui Nintendo. Ja see on väga suur samm ja tegelikult see on nagu täiesti eraldi teema, ma arvan, et sellest me võiksime jahuda veel nagu täiesti eraldi. Aga mind huvitab, kas see on väga suur samm tegelikult, sest see mäng ei tundunud nii huvitav. No sa ei saa, minult sa ei kuule muud midagi kui seda, et see on super huvitav ja ma kindlasti tahan seda mängida. Sest ma olen nii rets Nintendo fänn, et siin ei ole mingit küsimust, vaata. Ja võib-olla kui ma mängin seda, siis see tundub nagu ilgelt igav ja siis vahet ei ole, aga see on Nintendo jaoks mega suur samm ju. Saad aru, see on see, mida kõik on ette heitnud Nintendole, et ärge olge nii kinnised, ärge olge nii nagu konservatiivsed, et see konsooli business, see muutub ajas, et te olete oma nagu mõtetes kinni seal oma, ma ei tea, 80ndate lõpus või kuskil võib-olla nagu natuke nüüd see Wii oli ka selline suur siuke jokker hüppas kaardipakist välja, et siis te arvasid, et saab korrata seda sama mustrit pidada, aga et umbes, et tulevik on tahvelarvutid, telefonid ja nii edasi, et te peate liikuma sinna ka edasi, et ei saa ennast nagu ära kapseldada, et kõik nagu ütlesid Nintendole seda ja Nintendo oli väga jäik ja põikpäine ja kuidagi ei tahtnud minna selle vooluga kaasa. Nüüd see, et nad seda ikkagi olid valmis tegema, see näitab, et nad on ikka nagu hästi suure põhimõttelise otsuse vastu võtnud seal firmas. Ja muuseas see börsituru analüütik, kes on siuke mängude ekspert, kelle sellist videoblogi ma jagasin ka sinuga. Sa vist meie kuulajatele pole teda maininud. Keda ma kuulajatele pole maininud, aga keda ma väga suure huviga olen nüüd jälginud, Michael Pachter, paneme saate märkmetesse
ka lingi tema videotele. Ta räägib igal nädalal siis mänguturul toimuvast. Inimesed saavad sotsiaalmeedias esitada talle küsimusi, ta valib parimad välja ja siis vastab neile börsianalüütiku vaatepunktist. Ehk siis, et ta teab mingisuguseid statistilisi näitajaid, mida nagu harilik mängur ei tea, ei peagi teadma, aga ta teab mingisuguseid nagu otsuseid ja taandarenguid ja arenguid mängutootjate äritegevuses, mille pinnalt ta oskab väga adekvaatselt tegelikult ennustada, et mis edasi saab, mis on tulevik, mis ei ole tulevik. Talt on palju nüüd küsitud, et mis sa arvad, mis Nintendost saab. Michael Pachter on võtnud selle asja nagu taandanud ikkagi ainult sellele kõige olulisemale faktorile, millest sõltub Nintendo tulevik ja see ongi sisu. Et kui Nintendo suudab jätkata sama ägeda sisu tootmist, nagu nad ise on seda siiamaani teinud ja kui nad suudavad kaasata, mis ongi veel olulisem, kui nad suudavad kaasata ikkagi ka neid third party mängu tegijaid. Relevantseid platvorme. Mobiil on kõige relevantsem platvorm praegu. Et lihtsakoeliselt öeldes siis, et PlayStationi ja Xboxi omanikud ei jää millestki ilma põhimõtteliselt, kui nad valivad ühe või teise konsooli, sest et need kõige mainstreamivad mängud on mõlemal konsoolil saadaval. Siis Nintendo inimesed elavad mingis oma kapslis, natuke nagu Maci inimesed elavad mingis oma kapslis, on ju, kus ongi ainult need Nintendo asjad ja nad ei saa seal mängida GTA-d või Call of Duty't, on ju. Et kui Nintendo suudab ennast avada ühesõnaga ja teha atraktiivseks ja lihtsasti ligipääsetavaks ka nendele nagu Nintendo välistele mängudisaineritele, siis on Nintendol mingisugune šanss nagu ellu jääda. Ja mulle tundub, et see, et nüüd Mario, kes on Nintendo kõige olulisem tegelane, nii nagu Disneyl on Mickey Here, on ju. See, et Nintendo on nüüd oma selle Jeesuse löönud letti nagu, on ju. See ikka näitab, et nad on nagu nüüd valmis proovima midagi, mida nad ei ole tahtnud proovida, aga ma arvan, et mida nad ei ole ka nagu julgenud varem proovida, sest nad arvasid, et nad on nii unikaalsed, et nad võivad nagu igavesti ujuda vastuvoolu nii-öelda, seda aru. Aga nüüd nad nagu läksid natuke selle vooluga kaasa, ma arvan, et see oli üks pisike samm, aga see sammukene nagu on osa mingist pikemast uuest teekonnast, mis nad on ette võtnud, ma arvan. See, mis Nintendo trump on just nimelt see intellektuaalne vara, need tegelased ja need lood, mida nad omavad. Ja need lood ise on nii väärtuslikud, et kui Nintendo suudaks avada ennast nii palju, et näiteks hakata Marveli kombel tootma filme näiteks Pokemonidest, Mariost, Zeldast. Saad aru, neil on nagu kõik uksed tegelikult avatud, nad lihtsalt ise ei ole, nad on olnud ise nii konservatiivsed, et nad sa ei ole neid Mario sarju ja filme näinud, neid live action? Ei. Ära vaata ka. Ma arvan, et see ei ole mingi tõsine asi ka või no, need olid ikka omal ajal tõsiselt tehtud. Ma ei tea, kes oli 80-ndatel või 90-ndate alguses tehti nii-öelda Mario telesarju ja mingi film oli. Need on kohutavalt halvad. No igal juhul, et nad on väga ettevaatlikud, mida ei saa ju nagu väga hea, kui sa oled ettevaatlik, on ju. Aga kui see ettevaatlikkus nagu hakkab sind tagasi hoidma, kui see enam ei lase sul areneda, siis see on probleem ja tundub, et Nintendo on nüüd olnud mõnda aega silmitsi, on seisnud selle probleemiga ja nüüd nad proovivad lihtsalt mingeid erinevaid asju, aga ma tahtsin selle Apple'i enda juurde tagasi jõudes ja selle copywritingu juurde tagasi jõudes mainida seda ka ära, et vaata, ma ütlesin, et nendel loosungitel, mis käivad kaasas iga uue iPhone'iga, et kuidas neil on iga aastaga aina rohkem seda higilõhna juures. Et kui viimati 6. iPhone'i puhul öelda, et ainus asi, mis on muutunud, on see, et kõik on muutunud, on ju. Siis nüüd mulle meeldis väga see, et iPhone 7 puhul see slogan siis või see hüüdlause või see tunnuslause oli This is 7. Jah, ma lugesin ka seda. This is 7. Lihtne ja lakooniline. Sest see on täpselt nagu, et kui juba see eelmine tundus nagu nii pingutatud, see on nagu, et nagu siis, kui hambapasta vaata saab otsa ja sa kogu aeg unustad poest uut hambapastat tuua ja siis sa nagu 2 nädalat pigistad sealt täiesti tühjast tuubist, pigistad ikka välja veel mingisuguseid hambapasta molekule endale sinna nagu hambaharja peale, et siis tundus, et see ainus asi, mis on muutunud, on see, et no kõik on muutunud, see tundus küll, et see viimane molekul, mis sealt hambapasta tuubist välja tuleb ja siis nüüd kus kõik omadussõnad, kõik lubadused on nagu välja õigatud juba nende aastatega, siis nüüd jäigi üle ainult nentida, et nojah, et noh, see on nüüd siis see 7. Järgmine aasta on lihtsalt the iPhone. Punkt. Või lihtsalt, et müügil. Now in stores near you.
ja ongi nagu, et ja kuidagi poeetiline on mõelda, et kui me nüüd mõtleme, kui Apple ikkagi läheks rohkem teatraalseks ja lubaks endale crazy maid presentatsioone ja läheneks ka oma ärile kuidagi niimoodi see sama vabadusega nagu, millega kunstnik võib läheneda oma kunstiteosele, ehk siis, et ta võib selle ka põlema panna, kui ta tahab ja tunneb, et aeg on ümber saanud. Et siis ka Apple võiks lihtsalt näiteks NO-teatri kombel hoopis hakata nummerdama oma telefone kuidagi tagurpidi näiteks nüüd, et lähevad nagu tagasi, jõuavad näiteks 10-ni välja ja siis hakkavad tegema jälle nagu 9, 8, nii et inimesed teavad, et see asi saab varsti läbi. Ei tule enam mingit revolutsiooni, on ju, see juba oli ära, rahunege maha, nüüd juba tuligi see kõige ägedam telefon, mida te veel tahate nagu? Nüüd hakkavad need nii-öelda performance graafikud langema vaikselt, eks ole. Jah, disain läheb hästi ilusaks, nostalgiliseks võib-olla, mis iganes, aga igal juhul, et kõik teavad, et järele on jäänud veel 7 iPhone'i, on ju. Ja nad kõik on kehvemad kui eelmised. Jah, aga mingi müügiargument peab ka ikkagi olema, aga ühesõnaga, et see asi lõpeb ära nagu, et nad kuidagi ei oota, et nad ei oota ära mingit nagu sükest aeglast hääbumist, vaid tunnistavad endale ka, et nojah, me tegime ju ära tegelikult selle revolutsiooni, lähme nüüd siis nagu sinna lõppu, võiduka lõpuni, paneme punkti selle asjale ja siis tuleb välja see kõige viimane iPhone ja siis tagline on this is it. Yeah. This is the end. This is the end. Ja ongi kõik. iPhone, the end. Kusjuures seda tuubi pigistamist oli väga selgelt kuulda ka Johnny Ive nendes, tema nii-öelda nendes, no Johnny Ive videod, need ongi lihtsalt põhimõtteliselt Johnny Ive videod, kus siis pannakse. Mainimise kõrvale, et Johnny Ive on siis see, kes on teinud viimaste iPhone'ide kujundused. No mitte ta on Apple'i peadisainer olnud juba väga-väga kaua aega, ka esimestest iPhone'idest alates. Nüüd ta lihtsalt kujundab ka kasutaja liideselemente, varasemalt ta siis tegi peamiselt riistvara. Aga Johnny Ive on siuke, Apple'i inimesed teavad, ta on olnud ju legendaarne tegelane, keda alati videodes vanasti näidati sellises valge taustaga ruumis, kus ta lihtsalt oli ümbritsetud valgest ja ta rääkis neid ülivõrdes omadussõnu, kui maagiline ja kuidas ta tunneb, et hommikul, kui ta ärkab, siis see seade on tema ümber ja lähedal ja see metall, mis tema naha vastu ühesõnaga siuke, see oli ikka küllaltki juustune alati ja mida aeg edasi, seda juustusemaks ta läks. Ja nüüd, Johnny Ive enam ekraani ette ei lasta, ma ei tea, kas ta ise ei taha enam või on ta kuidagi vanaks jäänud Apple'i arvates või ei ole enam nii kommertsnägu seal juures, aga ta loeb peale, tal on selline ääretult mõnus briti aktsent, et ta võiks lasteraamatuid lugeda tulevikus. Keegi tegi selle nalja eile ja lugedes. Ja Hans Lõugas tegi Geeniuse live-blogis selle nalja, et võiks BBC-s hakata. Keegi tegi, ma lugesin nii mitmest kohast. Võiks hakata BBC-s vist nagu kuulda mänge. Et võimalus oleks, eks ole. Ja need laused, mis ta see aasta ütles, seal oli ikka mõni päris lahe pärl nagu, et mu lemmik oli, et see on kõige edasijõudnum iteratsioon sellest disainist. Ehk siis et sellest disainist, selle telefoni disainist, see on nüüd see kõige uuem versioon. Nojah. Jah, aga vaata, see ongi nagu, aga see on nii kihvt, et kui ta seda päriselt kui ta mõtleb seda siiralt ja see ei ole mingisugune nagu ette kirjutatud mingisugune näidental, mida ta esitab, on ju. Ja ma millegipärast kaldun arvama, et ta pigem vist fännabki seda oma disaini nii hullult, et ta nagu saabki rääkida sellest asjast siiralt. Et siis see on nagu äge ikkagi, sest et see inimese enda, vaata, minu meelest see on küll üks asi, mida näiteks loomingulised inimesed, mis on üks suuremaid väljakutseid neile elus, on see, et julgeda olla oma enda loomingu fänn ja eriti on selline nagu häbi juurdunud sisse eestlastesse minu arust. Et siin on nagu kuidagi piinlik inimestel nagu avalikult välja öelda, et nad on näiteks rahul millegagi, mis nad nagu ise on teinud. Et nad ise päriselt fännavad oma mingisugust nagu, ma ei tea, mis iganes nagu puukuuri, mis nad ehitasid endale aeda või siis sealt edasi minnes, et nad on ise nagu tohutult oma mingisuguse oma bändi fännid näiteks. Nagu näiteks meie oleme väga uhked popkulturistid üle. Just, et inimesed kardavad, et siis nad tunduvad kuidagi nagu ülbed ja enesekesksed ja ma ei tea, nagu pimedad põhimõtteliselt nagu nägemaks, et teised ju teevad palju paremini, on ju. Aga kui keegi räägib sulle, et see on nüüd selle disaini nagu kõige edasi arenenum iteratsioon, on ju, ja ta mõtleb seda tõsiselt, siis see meenutab mulle seda, kui mu sõbrad käisid kunstikoolis ja Leonard Lapin õpetas neid tõmbama täiuslikku joont, on ju, et tunni sisu oli see, et lihtsalt
oli tühi paber ja terve klassiruumi täis kunstitudengeid tõmbasid ühte joont sinna paberile. Kõrvalseisjale, kes ei huvitu kunstist või lihtsalt ei ole harjunud mõtlema nende teemade peale, see võib tunduda nagu mingi kõige mõttetum asi, mida koolis teha, et miks te sellepärast ülikooli läksite, et tõmmate paberi peale joont. Seda ideaalselt otsime. Aga nii see on, et on olemas mingisugused olemuslikud kvaliteedid, mida inimesed tajuvad ära, kui neil on selleks annet. Kui nad on harjunud mõtlema nagu nendes registrites või nende konkreetsete väga spetsiifiliste teemade peale. Ja nüüd, kui see disainer Johnny Ive on seal Apple'is tööl ja juba nii pikalt on olnud seal tööl, siis järelikult teda väärtustatakse ja järelikult tal on ikkagi mingisugune tunnetus, mis nagu, saad aru, mis ajab teda ennast ka nii elevile, et ta reaalselt saabki nagu rääkida mingisugusest kuradi telefonikorpusest niimoodi, et me nüüd jõudsime täiusele lähemale. Samas kui tavakasutaja jaoks on lihtsalt seesama telefon, mis igal aastal välja tuleb. Ahah, seekord on nagu nurk veidi nagu ümaram kui enne ja siin see nupp, näed, on nüüd, enne oli ringikujuline, nüüd on kolmnurgakujuline. Et see nagu see tavakasutaja jaoks seal ei ole mingit nagu olemuslikku muutust. Samas kui ma saan aru, kui mingi loominguline inimene on oma töö fänn, siis ta tõesti saabki minna nii sügavale seal, et rääkida mingisugusest kuradi korpusest niimoodi, et nüüd me oleme nüüd jõudnud täiusele millimeetri lähedusele nagu. Jah, ma täitsa saan aru sellest mõttest ja see on väga, väga hea viis seda tõlgendada, aga jah, neid Johnny Ive'iga videosid vaadates on alati selline kuidagi väga, väga veider tunne seal kõrval, kui ülivõrdes ja kui maagiline ja kui lahe see kõik on, aga ma olen väga õnnelik, nad ei ole kaotanud ära need ei ole ka alati olnud, minu arust viimased paar aastat on küll olnud videod, mida mina kirjeldan how it's made porn. Ma olen väga suur, jällegi me rääkisime sellest juba varem, et ma tahan vaadata, kuidas asjad kokku käivad, kuidas asju tehakse ja Discovery saade How It's Made on üks mu suuri lemmikuid, kus ma vaatan, kuidas tootmisliinid töötavad ja kuidas robotid pakivad miljoneid kommikesi kokku ja see kõik on hästi äge ja vaadata ka siis seal, kuidas see iPhone sukeldub mingisse värvivanni ja tuleb sealt välja niimoodi aegluubis ja ülikõrge dünaamilise ulatusega filmituna ja võrratu resolutsiooniga, kuidas see, ma ei tea, metallikiht peale kantakse ja ära töödeldakse, et seda oli väga äge vaadata. See on tegelikult ikka puhas siuke porno, inseneri porno. Ja ma olen nõus suga, aga jah. Seal oli ka veel tagasi eriti meelas Johnny Ive'i hääl ja see oli tõesti ilus vaadata. Ja võib-olla seal teema lõpetuseks jälle kogu Apple'i teema niimoodi Apple'i teema lõpetuseks võib-olla nii palju, et kui nüüd jälle unistada poeetilisest turundusest või poeetilisest tootedisainist, oleks ju väga kihvt tegelikult, kui sellised suured äriettevõtted, sellised suured tehnoloogia gigandid, kui nad saaksid endale lubada tegelikult seda, et nad ei ole kohustatud ütlema iga kord, et nüüd nad jõudsid maailma tippu, et nüüd nad tegid kõige parema vidina, mis on eales siin planeedil Maa olemas olnud, et mõtle, kui tore see oleks, kui nad saaksid lihtsalt öelda, nii nagu mingid bändid, bändid ka tavaliselt nagu kohe albumi välja tulles ei ütle, et see on meie nüüd üks keskpärasemaid albumeid. Seda sa loed pärast eluloo raamatust, vaata, kui bändi kitarrist või solist või keegi nagu siis vaatab tagasi oma elule ja karjäärile. Ja siis mina olin alati vastu. Ja siis ta räägib nagu, et vaat sel perioodil, sel dekaadil me olime kõik omavahel tegelikult tülis ja hästi imelik suhtlus oli bändis ja ma ise neid selle perioodi albumeid üldse ei suuda enam kuulata ja vaata, et tagasi vaates nad nagu ütlevad seda, aga mõtle, kui tore see oleks, kui nagu lihtsalt Apple'i järgmisel evendil tuleb välja siis iPhone, ma ei tea, 7S ja siis nad ütlevad, et well, we took a step backward this time, nagu et umbes, et Apple ei tunnista vigu, olgem ausalt. Ma räägingi, et kui unistada sellisest poeetilisest võimalusest lihtsalt öelda, mida nad nagu päriselt arvavad. Kusjuures see oleks väga huvitav ettekanne. Ja see oleks nagu super ja see oleks laieneid jälle, et ongi, et jälle siis Apple teeks revolutsiooni, et see revolutsioon on see, et nad ütlevad, et me ei teinud revolutsiooni. Samsung seekord tegi nagu parema telefoni, tuleb au anda, see oli tegelikult päris äge telefon. Nüüd kutsume lavale Samsungi esindaja, palun, ja siis tuleb nagu siuke pooletunnine Samsungi presentatsioon, kus nad räägib, kuidas nemad tegid seekord kõige parem asja. Siuke aus maailm, mõtle, kui tore oleks elada lihtsalt ausas maailmas. Aga jah,
olgem ausad, see põhjus, miks ma vaatan neid üritusi vähemalt iga meie aasta saame olla ausad, see on tore. või 2 korda aastas on see, et ma tegelikult iga kord ootan midagi, mis mind üllataks, iga kord ma ootan seda One More Thing. Ja mul on ääretult hea meel, kui see tuleb, ma olen järgmine päev nii elevil ja nii rõõmus ja ma mäletan vist viimane sihuke tõsiselt suur asi oli, kui Microsoft tõi oma HoloLensi välja, see oli täiesti sihuke asi, mida keegi ei osanud kuskilt oodata. Sellist asja lihtsalt ei olnud, keegi ei mõelnudki selle peale. Microsoft tegi oma ettekannet nagu ikka, nendel ei ole nad kunagi nii peensusteni välja treitud kui Apple'il ja siis järsku tuli sihuke asi, mis see HoloLens siis on, see on põhimõtteliselt selline kiiver, mida sa kannad peas, ta on natuke nagu need virtuaalreaalsuskiivrid, aga see on nüüd siis see liitreaalsuskiiver, ehk siis sa näed oma tuba enda ümber või seda keskkonda, kus sa oled ja need prillid siis genereerivad sinna keskkonda virtuaalseid elemente, ehk siis demod, mis nad tegid, olid, et sa saad oma lauale terve Minecrafti maailma kuvada ja siis ümber selle kõndida ja seal asju teha ja seda näha esimest korda midagi sellist tõsist üllatust oli tõesti väga äge. Samamoodi nagu need esimesed iPhone'i üritused ja esimest korda, kui iPadid tulid. iPhone'iga oli veel eriti lahe, ma olen nüüd alles hiljuti vaatasin Google'ist, otsisin neid pilte, mida inimesed arvasid, et see Apple'i telefon, kuidas see Apple'i telefon välja näeb enne, kui me üldse teadsime, et selline asi on olemas. Et alati mingid kuulujutud ju liikusid, aga Jobsi aegne Apple oli nii salajane, nii kinnine. Ta olid mingid kuulud, tuleb mingi telefon ja siis inimesed photoshopisid siis kokku põhimõtteliselt, nad nägid välja nagu keegi oleks mingi Nokia telefoni ristanud iPodiga. Et seal oli siis, mõni oli siis pannud selle click wheel, mis selle iPodi selline iseloomukas disainelement oli sinna külge, siis nagu vanasti olid need keerleva numbriplaadiga need telefonid ja mis iganes olid välja mõeldud, et milline see telefon siis olema saab ja kui ta lõpuks tuli ja oli see ikooniline ese, nagu ta tänapäeval on, kõik nutitelefonid on põhimõtteliselt nüüd sellised ju. Yeah. Ja see oli tegelikult selline täiesti võrratu kogemus ja kus me nüüd tänapäeval oleme tänu sellele. Me oleme läinud maailmast, kus me läksime internetti, mingites kohtades, kus me saime internetile ligi. Me oleme liikunud maailma, kus igal hetkel, ükskõik kus me oleme, on meil internet kaasas. Me saame sealt alati infot kätte, kui meil seda vaja on, põhimõtteliselt. Just. Ja see on nii suur muutus, et ma isegi ei oska kirjeldada, kui suur muutus. Ja loota nüüd, et sellised muutused hakkavad tulema igal aastal, on lihtsalt jabur. Või 2 korda aastas, nagu need Apple eventid on, eks. See on loomulikult jabur, aga ma vaatan seda selleks, et see üllatus tuleks. Jaa, aga lihtsalt tuleb tunnistada ka seda tõsiasja, et vahel mingisugused leiutised lihtsalt saavad valmis. Et nii nagu sai jalgratas valmis ühel hetkel ja loomulikult on siiamaani erineva väljanägemisega jalgrattaid, mõnel rattal on nagu rohkem käike, mõnel vähem, mõnel on amordid, mõnel ei ole, aga põhimõtteliselt see on lihtsalt jalgratas. Ja võib-olla siis ongi nüüd see uus revolutsioon tulemas kuskilt hoopis mujalt. Ei seda me ju tegelikult ootame, ega me ei oota, et see nutitelefon meie käes revolutsiooniliselt tegelikult väga muutuks. Aga me ootame uusi asju ja alati on midagi oodata ja kunagi ei tea, kus see täpselt tuleb ja see ongi äge, sellepärast me neid asju vaatamegi, sellepärast me vaatamegi, mida teevad suurimad tehnoloogiaettevõtted maailmas, sest sealt need suured muutused tulevad, me ei vaata suurimaid kudumistoodete valmistajaid maailmas. Või tegelikult see oli nüüd absurdne näide, moelavasid vaadatakse ju ka iga aasta kordades ja kordades, iga kord 6 kollektsioon välja tuleb, vaadatakse, mis need uued riided saavad olema. Ja see on ka nagu sihukestele entusiastidele ju peamiselt. Aga just, et jälgida ja olla kursis nende tuultega, mis tehnoloogia maailmas puhuvad ja tabada ära see revolutsiooni hetk on minu jaoks nagu väga põnev ja seetõttu ma ei vaatagi mitte ainult Apple üritusi, vaid ka neid teisi suurettevõtete üritusi ja seda me ju kõik ootame tegelikult, seda järgmist seadet, mis meie elu muudab. Nutikell see ilmselt ei saa olema. Vähemalt praegu. Ma ei tea, ma tõesti ei kujuta ette, mis selle nutikellaga on või ei ole. Kas sa tahaksid nutikella? Tahaksid sa Apple Watch Series 2? Ei. Mida? Mulle väga meeldib minu praegune kell. Sul on väga äge kell ka. Mu kell on selline Casio must elektrooniline kell, millel on kalkulaator peal, ehk siis seda sorti kell, mis sai vist 80-ndatel populaarseks. Ja
ühesõnaga, mul on siin omad sentimentaalsed põhjused, miks ma seda kannan, aga kokkuvõttes mulle väga meeldib see, et kuigi ma seda kalkulaatorit peaaegu mitte kunagi ei kasuta, siis ikkagi mulle meeldib see disain ja mulle meeldib see, et ma ei pea seda kella nagu mitte kunagi laadima. Mind õudselt pelutab juba see mõte, et ma pean kandma enda randmel kella, mida ma pean, ma ei tea, iga päev või üle, ma ei tea, 3 päeva, mis iganes, laadima, sest muidu see saab tühjaks. See on nagu veel üks asi, mille peale mõelda ja veel üks mingi asi, mida nagu, mille aku pärast muretseda, et ma lihtsalt ei taha, ma tahan, et alati, kui ma vaatan oma kella, siis ma lihtsalt näen, et mis kell on ja ongi kõik. Ma tean, et see kõlab väga nagu ma ei tea siis, kas tagurlikult või, aga mulle meeldivad, kui mõned asjad lihtsalt ei muutugi. Ma arvan, et ma ei oota kellade maailmast revolutsiooni. Ma arvan, et me saime Apple'ist räägitud ilma kõrvaklappi auku väga palju mainimata. Me just mainisime seda korra, aga mul on siuke tunne, et me saime sellega nagu sellest kõrvale hiilitud, nagu ütles kunagi John Cleese Fawlty Towersis. Ja, ma olen ka rahul sellega, et ma sain sult ikkagi mingisuguse vastuse selle kultuurilise tähenduse kohta, nii et ma söön nüüd seda roosat kindermuna, mis sa mulle tõid selle siis, kui sa mulle külla tulid. Jah, söö see muna ära ja siis võtame ette järgmise teema. Ma tegelikult kõige huvitavam ongi, miks sa mulle selle muna tõid, sa tahtsid mind premeerida, et ma olen su raamatut lugenud, aga ma ei ole tegelikult veel väga kaugele sellega jõudnud. No palju sa oled lugenud seda? 3 lehekülge? 3 peatükki. 3 peatükki? No see on juba täitsa on midagi. Ma olen alati väga frustreerunud, kui kiire lugeja on mu naine. Tema on selle raamatu juba läbi lugenud. Kõigil on hästi mõnus kuulata, kuidas sa mugid šokolaadi. Aga samas vaatame ju raadioeetris seda ei teeks. Aga me vaatame oma Patreonis ju ka hõikasime välja, miks meil on vaja oma kuulajate toetust, et meil on vaja oma tehnilisi kulusid katta, transpordikulusid katta ja meil on vaja osta šokolaadi. Ja nüüd siin me istume, meil on šokolaadiga. Jah, šokolaadiga, šokolaad näpus, tuju hea. Kõik läks paremaks. Nii et aitäh meie toetajatele. Kasutan võimalust neid tänada ja kummardada. Endiselt ma olen väga üllatunud ja väga õnnelik, et te meil olete, et te meid toetate. Aga sa oled lugenud 3 peatükki minu raamatust, aga juba sa kirjutasid mulle, et sa kirjutad väga ilusasti, Jim. Et sulle siis piisas juba väga vähesest, et veenduda, et see raamat on väärt lugemist või? Ma läksin seda, ma pean vett jooma, seepärast, et muidu mu kuulajatel hakkab lihtsalt tüütu, kui seda kogu aeg selline tüütu mälumine nende kõrvas on. Ma joon vahepeal. Varsti kaovad meil mõned toetajad ära, et nagu, las jääb ära see šokolaadi ostmine, varem oli parem kuulata. Ei olnud seda matsutamist ja mugimist. No võt. Ma oleksin seda tegelikult võinud öelda, seda, et sa kirjutad ilusasti sinu eelmise raamatu põhjal ja tegelikult ka selle raamatu juba esimese peatüki põhjal. Aga minu jaoks on see raamat selles mõttes huvitav, et enne kui ma seda üldse lugema hakkasin, ma nagu üldse ei saanud aru, millest see raamat räägib. Sa kirjutasid vist üks, et mingi raamatu Von Krahli kohta või Von Krahli ajaloo või mingisuguse osa kohta. Ma panin kokku raamatu, mis tegi kokkuvõtte sellest, mis Von Krahl üldse on Eesti teatripildis. See oli siuke nagu Von Krahli elulooraamat, kaldkriips, Von Krahli selline nagu identiteedi lahti seletus. No, see kõlab väga keeruliselt ja imelikult, aga teatriteaduse tudengid olid väga huvitatud sellest raamatust. Seal oli lahe neet, mis mind rämedalt närvis, seda ei saa üldse kuidagi kuhugi mõistlikult raamatu riiulisse paigutada. Aga seda kuuldes pealkirja armastuskirjad teatrile. Armastuskirju teatrile, ma vabandan. Pole hullu, räägi edasi. Siis mul tekkis põhimõtteliselt samasugune ettekujutus sellest raamatust. Tegelikult ma üldse ei saanud aru, millest see raamat on või kuidas see raamat on kirjutatud, sest ma ei ole selle kirjaseeriaga tutvunud, mis Petrone prindil on. No ma siia võib-olla ka lükkan vahele lihtsalt seletuse kuulajatele, kes nagu sina võib-olla ei ole tuttavad selle sarjaga, et nii nagu Petrone print varem andis välja kuulsusrikast raamatusarja ja annab ka siiamaani edasi, mille pealkirjad olid alati algusega minu, et minu Alžeeria, minu London ja nii edasi, et kus inimesed, kohe sa said aru raamatule peale vaadates, et see on reisikirjeldus, et inimesed räägivad teistest maadest ja kultuuridest. Nüüd see kirjade sari on põhimõtteliselt sari raamatutest, mis koosnevad mõtisklustest või kirjakestest mingil teemal ja minul paluti kirjutada teatri teemal ja see ongi selline raamat, et ühesõnaga, et tegelikult väga lihtne, aga ma saan aru, et see on natuke vähem nagu ilmselge kohe peale vaadates, kui oli see minu sari, mis avas oma mõtet nagu kohe inimestele peale vaadates, aga jätka.
see on selles mõttes hästi huvitav, et see on ju tegelikult, või noh, mitte tegelikult, see kõlab nüüd hästi lollakalt, see on ju tegelikult väga isiklik raamat sinu tunnetest mingi asja kohta, mis mängib sinu elus väga olulist ja tähtsat rolli, on mänginud ja ilmselt mingil määral mängib ka edaspidi. Ja seetõttu see ongi nagu kuidagi sihuke, noh, nagu eluloo raamat ei ole hea öelda, aga see on nagu kuidagi sihuke killuke inimese iseloomust, inimese sisemusest, inimese elust ja tema tunnetest ja mõtetest mingisuguse väga olulise asja suhtes ja sealt tõttu siis ka kogu ümbritseva elu suhtes, et seda on just nagu sellest aspektist väga huvitav lugeda, et see teatri aspekt minu jaoks ongi nagu kuidagi teisejärguline, et see võiks olla raamat ükskõik mis muust vägagi siuksest suurest teemast inimesega, kes on sellega väga tugevalt seotud, et see nagu see isiklik pool, see nüüd on teine raamatuseeria küll, aga see minu pool, seal on nagu palju olulisem ja palju huvitavam. Aga kuna see raamat mulle kohe väga vara näppu pisteti, ma vist vaatasin Instagramist seda videot, kus sa esimest korda ise selle kirjaniku trüki kätte said. Yeah. See oli väga huvitav video, sest sa panid koodi valesti sisse ja uks avanes. See oli nii loll juhtum, ma võin rääkida pärast, mis seal nagu juhtus. No igatahes ma nagu selle video peale nagu mainisin, et jah, et peaks ka nagu minema vast raamatut ostma üks päev ja siis mu naine andis selle mulle kätte. Nii et noh, meil on ta majas olemas ja ma olen teda 3 peatükki lugenud, mis on veel vähe, aga küllap ma järgnevatel kuudel ja aastatel loen ta läbi, arvestades minu lugemise kiirust. Yeah. Aga sina lugesid ta läbi ju 10 tunniga, eks ole, valjult teistel ette. Yeah. Miks? Raamatu esitlused on lihtsalt kohutavalt igavad üritused reeglina. On või? No hästi igavad ja sellised nagu hillitsetud ja... Minu küsimus on või kõlas jube ebakultuurselt, aga... Ei, küsi, kas tahad. Ma olen juba harjunud sinuga, et ma nagu üldse ei mõista hukka, vaata. Ma ei mõista hukka. Mõistlik. Aga pealegi ma viibin praegu sinu kodus, kui ma siin hakkan mingit nagu hukkamõistu nagu siin harrastama, siis mind visatakse siit vist üpris kiiresti välja ja edaspidi sa teed seda saadet üksi edasi. Ma ei ole siuke suurem asi välja viskaja. Ma kardan, et kuulajanumbreid ka väheneksid, see oleks nagu pooleks võib-olla. Ma ei tea, võib-olla mitte isegi pooleks, võib-olla rohkemgi. Kes seda teab? Me võime muidugi katsetada. Ma selle ilusa keele osas veel mõtlesin kohe seda, et sa kirjutad nii ilusasti, ilmselgelt siin podcastis sa ju siis ka räägid nii huvitavalt ilusalt, et kus see minu koht siin kõrval on. Ma nagu tundsin ennast nii alaväärsena siin kõige juures. Ei, aga huvitav ongi nüüd nagu praktikas teada saada, et rääkida ma absoluutselt ei oska. No võt, nii et võib hakata kahtlustama, et mul on see ghostwriter palgatud. No võt, kes teab? Kuidas seda eesti keeles öelda? Vaimkirjanik, kummituskirjanik. Mul on kummituskirjanik olemas, kes teeb minu eest tööd. Ingrid Peegi uus raamat Kummituskirjanikud. Okei, igatahes. Mina lugesin jah selle raamatu Tartus 10 tunni jooksul ette inimestele, mitte üksi, vaid koos oma väga heade sõpradega, kes on samuti läbi imbunud teatrist ja kes on olnud minu kaasteelised sellel väga imelikul ja käänulisel ja seikluste rohkel teatriteel. Jah, ma alati, kui mul tuleb mingisugune uus teos välja, siis ma pean mõtlema natuke ka turunduse peale. Või noh, ma ei pea, aga et see teos tuleb välja, see tõmbab mind käima ja ma tahan nagu ka, ma tahan nagu olla selle teose kõrval, selle teose edasises elus. Noh, nii kaua kui ma saan, nii kaua kui ma elan, eks ole. Et see on põnev mu jaoks lihtsalt. On ka autoreid, kes üldse ei anna ennast näole, näiteks USA üks võib-olla kuulsamaid tundmatuid kirjanikke, anonüümseid kirjanikke on ju Thomas Pynchon, kellest eksisteerib vist ainult üks foto mingi kuskilt vist nagu teise maailmasõja päevilt on ju, kus ta on seal mingisuguse madruse mütsiga või midagi siuke nagu, no siuke hägune mustvalge pilt ja ta ju näiteks on Simpsonites üles astunud. Tal oli see kott peas, pruun paberkott. Et ühesõnaga seda on võetud mängu ja sellest on saanud omaette tema mingisugune siuke turundustrikk on ju mõnes mõttes, aga noh, mul on hilja nagu seda kotti pähe panna. Meenub ka Genka ja Paul Oja lugu, selle jaoks on meil ju paberkotid. Ühesõnaga mulle võib... No sa oled kena poiss, ei ole võib-olla vaja. Ei no mulle, aitäh. Mees, vabandust. Mis iganes, kutsu mind kas iganes. Okei, Jim.
aga oota nüüd, ma lugesin seda raamatut 10 tundi ette, miks me kogu aeg sellest nagu eemaldume. meil isegi selle Apple'i diskussiooniga me oleme laiali. ja. Ma tahtsin lihtsalt rääkida sellest sulle, sa küsisid, et miks, et see ilmselt tuleneb ka minu sellest teatri taustast, et ma tahan, et kui inimesed juba kokku saavad, et siis toimuks midagi erilist. Sest et mida ma kutsun inimesi kohale nagu seda piskut veini jooma vaikuses, samal ajal kui siis keegi on palgatud nagu mängima nurgas akustilisel kitarril Beatlesite mingeid kuradi akustilise kitarri versioone, mingeid covereid ja siis ma nagu, ma ei tea, küünal põleb ja siis ma nagu räägin nagu väriseva häälega inimestele, et kust mul tuli siis idee see raamat kirjutada, et see tundub mulle nagu kõige kohutavam nagu raamatu esitluse viis. Aga ometi see on nagu üks levinumaid minu hinnangul. No ja siuke, et inimesed lihtsalt tulevad kokku, kõik istuvad, on ju, ja siis autor nagu räägib 15 minutit, keegi küsib tal küsimusi ja siis autor räägib nagu selle raamatu tagamaadest. Ma pole käinud väga paljudel raamatu esitlust. No sa ei ole milleski ilma jäänud. Kõige ägedamaid raamatu esitlusi teeb Chuck Palahniuk, kes on ma olen siin ja seal öelnud, et tema on minu kirjanduslik isa, on ju. See tuleneb sellest, et tema tõesti andiski mulle selle viimase tõuke, et ma otsustasin hakata kirjanikuks. Otsustasin nagu lihtsalt minna edasi nagu selles valdkonnas ja uskuda sellesse. Ja Chuck samamoodi nagu lihtsalt ei viitsi muud moodi kui ainult nagu jaurates oma raamatuid esitleda. Ja nii ongi alati, kui tal nagu teos välja tuleb, siis ta annab mingi ülesande oma fännidele. Ta on muidugi nagu selles mõttes nagu best-selling author, et selles mõttes tema raamatu esitlused ongi natuke nagu need Apple'i üritused. Võib-olla mitte nii nagu massiivsed üritused, aga see ootuste horisont jällegi ja see elevus, mis inimestes tekib, kui nad teavad, et varsti on tulemas tema raamatu esitlus. See on mingil määral võrreldav selle Apple'i elevusega. Ja siis ongi, et tuleb välja uus raamat ja siis ta ütleb inimestele näiteks, et tulge seekord pidžaamades ja öösärkides ja ma ei tea, võtke kaasa mingid surnud rotid. No ma ei tea, saad aru, et alati on mingi teema ja siis ongi inimesed tulevad sinna saali ja siis seal saab palju nalja ja siis Chuck nagu on ostnud näiteks mingisuguse furgooni täie mingeid lollakaid täispuhutavaid, ma ei tea, inimjäsemeid näiteks ja siis ta nagu loobib neid kui see on temaatiliselt raamatuga seotud kuidagi. Ja ma just tahtsin küsida, et kas see teema, mida ta võtab, on kuidagi seotud? See on mingil määral seotud, et alati on mingisugune nagu teema või alati toimub mingi imelik nagu jauramine, mis võtab kõigil kohe selle pinge maha, mis kaasneb nagu juba eos põhimõtteliselt kirjanduse kui sellisega, et kui kuskil toimub kirjandusüritus, siis su esimene seos ei ole see, et toimub midagi sellist, mis võiks toimuda ka Hollywoodi klubis laupäeva öösel kell 3, on ju, et sa kohe nagu häälestad ennast niimoodi, et see saab olema see teine äärmus, see saab olema see koht, kus nagu kõik on super tõsine ja mul ei ole mitte midagi tõsiduse vastu, on ju, ega väärikuse vastu tegelikult, ega süvenemise vastu, ma ei taha, et kõik oleks lihtsalt läbu, mitte seda ma ei taha öelda, aga ma tahan, et toimuks midagi üllatavat. Et see teos ise ju tegelikult elab oma elu, on ju, see teos ei vaja minupoolseid lisakommentaare, see teos ei vaja nagu mingeid pidusid, selleks, et kuidagi olla see teos, mis ta on. Et see teos jutustab oma lugu nii, nagu ta seda jutustab ja ta teeb seda ise lugeja käes või kõrvades. Aga kui mina olen elus endiselt ja see teos on nagu siin minu kõrval olemas, siis ma tahan nagu selle teosega koos midagi lõbusat teha. Ja omakorda siis see nagu sütitab mind ja mul tekib tunne, et ma nagu saan mingit et ma saan mingi lisaelamuse nagu sellest suurest asjast, et ma olen nii suure nagu töö ära teinud, on ju. Ja ma saan teisi inimesi kaasata mingisugusesse, ma saan korraldada neile mingisuguse sündmuse, mis on natuke nagu suurem kui see, võib-olla see on palju öelda, et suurem kui see raamat ise. Ma ei taha korraldada midagi, mis oleks suurem kui see raamat ise, aga saad aru, ühesõnaga, ma tahan, et oleks nagu põnev ja lõbus. Ja see lugemismaratoni formaat, selle ma enda arust mõtlesin välja
aasta aega tagasi, kui ma lugesin oma eelmise romaani Kehade metsa lugesin ette 12 tunniga, on ju, Tallinnas erinevate tubade klubis. Et nüüd, kui see uus raamat oli välja tulemas, siis ma pidin jälle nuputama, et mis oleks kihvt asi, mida teha ja mulle tundus, et lugemismaraton Vol 2 on nagu see uus äge asi, mida teha, ühesõnaga mind tabas see Apple'i sündroom. Sa vist küsisid Facebookis ka, ma mäletan, mis ma nüüd peaks tegema. Jah, et ükskord tehti see revolutsiooniline asi ära, et mis ma nüüd peaks tegema ja siis ma mõtlesingi, et põhimõtteliselt ma annan välja selle sama toote, on ju, või see üritus on sama, on ju. Aga ainus asi, mis on muutunud, on see, et kõik on muutunud. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et ma ei lugenud enam üksi, vaid ma lugesin seda koos sõpradega. Aga tegelikult muidugi ma lihtsalt ei jaksanud ka seda enam üksi lugeda. Eelmisest lugemismaratonist ma õppisin nii palju, et see on nagu üliraske lihtsalt füüsiliselt ja vaimselt tegelikult nagu käia kogu see materjal algusest lõpuni üksi läbi. Ja seekord ma pidin tõdema, et ka sõpradega on seda mega kurnav läbi võtta, eriti kui sa alustad õhtul kell 5 ja lõpetad niimoodi, et voodisse magama jõuad nagu veidi enne 4, et see ikka nagu pani kerge pommi mulle küll pähe ja pidin sellest nagu toibuma natuke aega. Sealt see küsimus mul tuligi, sest ma tean, et sa tegid seda ühe korra juba ära ja ma tean ja kujutan väga hästi ette, et see on väga raske asi, mida teha, see selline lugemismaraton. No igasugune maraton on päris raske, see veel eriti rahva ees lugeda ette sellist teksti, aga jah, et nagu tulla selle peale, et seda uuesti teha, et see on nagu küllaltki tugev asi, mida teha muidugi. Ja kohe pärast seda üritust ma mõtlesin, et mitte kunagi enam ja siis läks natuke aega mööda ja siis ma mõtlesin, et miks mitte, kui tuleb uus raamat, et siis, aga miks mitte veel teha seda. Äkki see ongi see minu teema, äkki see ongi see asi, mida ma teen siis autorina. Ma ei tea, aga kui tuleb mingi parem mõte, siis ma teen midagi muud. Aga lihtsalt põhimõtteliselt mulle meeldib selle kõige juures just see, esiteks see sportlik moment, mis et isegi inimesed, kes ei tule kohale, nad nagu neist tekib huvi, et oota, kas päriselt ta loeb selle otsast lõpuni läbi või? Sest et inimesed teavad, et see võtab kaua aega. Ja järelikult see, et see neid üllatab, see ikkagi näitab, et see on haruldane asi, mida teha. Et see sportlik hasart, et mõned inimesed tulevad kohale puhtalt selle võrest, et näha, et mis nägudega nad seal on, kui nad on juba 6 tundi lugenud, on ju, või et kas nad reaalselt ikka veel jätkavad ja nii edasi. Aga on nad ise ka seal siis see 6 tundi? Ja, tähendab Kehade metsa lugemismaratonil oli küll inimesi, kes olid algusest lõpuni välja ja see hämmastas mind. Ja vahepeal nad pikutasid ja võib-olla, ma ei tea, tukkusid, aga point on selles, et nad ei saanud ära minna, sest nagu nad olid nii kuidagi, see oli nii kaasahaarav nende jaoks ja nii nagu huvitav teha seda kõike kaasa minuga koos. Et see muutus ka nende jaoks nagu selliseks maratoniks tegelikult, kuulamismaratoniks. Aga mis ma veel tahtsin ära märkida on see, et mulle väga meeldib selle kõige juures see aspekt, et selline nagu elav ettekanne äratabki selle materjali ellu niimoodi nagu muud ettekanded seda ei tee. Et kui sa kuulad näiteks audioraamatut või podcasti, miks mitte, siis see on elav vestlus ja see on nagu spontaanne ja seal on sees mingisugune sükse nagu, seal on see inimese hääl, see elusa inimese hääl on seal juures. Mingi jorš vahepeal sokola. Jah, aga vaata, kui keegi teeb seda sinu juures, sinuga samas toas, siis see on nagu nii live, kui üldse olla saab. Ja, muidugi. Ja just see on ka see, mis mind teatri juures köidab, et inimesed tulevad kokku just nagu nad kunagi tulid lõkkeäärde kokku ja jutustavad üksteisele lugusid siin ja praegu. Ühesõnaga nad jagavad mitte ainult seda lugu ennast, vaid nad jagavad ka seda aega ja ruumi koos. See kõlab nüüd võib-olla natuke nagu juba teoreetiliselt ja kuidagi, ma ei tea, hõllanduslikult, aga see on nii, et see inimkontakt, mis on siin ja praegu, see on nagu võimsam kui igasugune muu inimkontakt. Ja see on see, mis mind ka nagu köidab sellise lugemismaratoni formaadi juures ja mida ma kindlasti tahaks ka edaspidi teha, kui ma veel midagi kirjutan, et ma tahan tuua seda, ma tahan nagu seda tähistada selle uue teose sündi nagu nii elavalt kui võimalik. Pumbata see elu täis, seni kuni mul on see võimalus, see on nagu äge mu jaoks. Ma nägin mõnda fotot sellelt ürituselt, ma ise seal kohal ei olnud, et fotodel nägi kõik väga väärikas välja küll.
väga sihuke kultuurne ja armas ja ilusad fotod olid, see fotograafi nime hetkel ei tule pähe, kas see oli Gabriela Liivamägi? Väga-väga andekas fotograaf, väga hea silmaga. Aga ma arvan, et seal oli üks väga suur missed opportunity, te istusite sellises videostuudio ruumis või sihuke mulje, teil oli ümberringi green screen ja seal ruumis olid mitmed siis ekraanid, vähemalt selline mulje jäi piltida, et oleks võinud vähemalt siis mingi Game of Thronesi mingi ruumi sinna ümber tekitada, see oleks nii äge olnud. Ja kogu see üritus sai kokku pandud nii kiiruga, et me lihtsalt ei saanud sellega tegeleda. Ja mulle tegelikult väga meeldis ka see green screen'i või green room'i toorus või siuke tühjus. Ja see nägi väga huvitav välja. Et meil oli seal tühjas toas lihtsalt laud, mis oli lookas võileivamaterjalist ja ostsin ka paki veini sinna lauale ja siis me lihtsalt istusime seal sõpradega, vahepeal sirutasime, venitasime ennast, vahepeal panime muusika mängima, tantsisime. No õhtu lõpuks või öösel lõpuks olid kõik lääbakil ikkagi maas, nagu reaalselt inimesed nagu ükshaaval vajusid toolidelt maha, jäid nagu laua alla pikali, siis mingi kass tuli sinna tuppa, ma ei tea, kust see kass sinna sai ja siis see kass käis seal lava peal ringi. Vahepeal mu tütar tuli nagu, nägi, et issi, mis sa pikutad, siis tuli viskas nagu ka pikali mu kõrval, et me olime seal pikali maas, andsime seda raamatut käest kätte ja nagu roomasime põhimõtteliselt võiduka lõpuni, aga et lõpuks me olime ikka nagu täiesti kapsad. No hoolimata sellest, kui raske see nendele esitajatel on, siis ma kujutan ette, et sellele kuulajale, kuigi ka algusest lõpuni on seal kindlasti raske olla, siis sellest nagu osa saada, seda kogeda on kindlasti väga lahe ja seetõttu on mul üsnagi kahju, et ma pole ühelegi sinu lugemismaratonile jõudnud ja mida rohkem raamatuid sa kirjutad ja mida rohkem sa näed, kui raske on, siis võib-olla sa tulevikus enam ei teegi neid. See on võimalik, tegelikult see on võimalik, et ma seda rohkem ei tee, ma võib-olla tahaks teha ikkagi revolutsiooni, nii nagu Apple tahab iga kord teha revolutsiooni. Aga nemad tulevad ka iga kord uue telefoniga välja, nii et sa saad siis iga kord uue lugemismaratoni teha. Kas sa nagu audioraamatut samal ajal ei taha lindistada või see jääks nagu kuidagi lõpupoole vajuks asi ära? Tegelikult Kehade metsa lugemismaraton on mul audio kujul olemas ja mul on ja see oli ette planeeritud ja mul on mingid mõtted sellega seoses, aga ma ei ütle midagi praegu. Okay. No Eestis kuidagi neid audioraamatut vist väga palju ei ole, hästi populaarsed raamatud, ma olen nagu täheldanud, et vähemalt nagu CD kujul müüakse, aga on ka vist nägemisvaegusega inimestel on mingi eraldi andmebaas kuskil, kus on äkki vabatahtlike poolt sisse loetud raamatuid ja sellised asjad. Ja isegi mõned mu tuttavad näitlejad käivad lugemas neid sisse, aga siiski valitseb ikka meeletu põud. Ma ei saa aru, miks keegi ei ole veel, tegelikult ma tean, miks keegi ei ole nagu Eestis populariseerinud audioraamatuid, miks keegi ei ole tekitanud mingit striimimisteenust, mis keskenduks nagu Eesti kirjanduse helindamisele. Neid kuulajaid on lihtsalt ilgelt vähe. Ma olen lugenud artikleid selle kohta, et millised on inimeste lugemisharjumused, et mis platvormidel inimesed nüüd loevad, sest valikuid on nüüd rohkem kui varem. Ja siiski, e-raamatuid loetakse üha rohkem, aga alati ikkagi praegu on olnud audioraamatud selles edetabeli nagu lõpus. Millegi pärast, ma arvan, et isegi podcastid on populaarsemad kui audioraamatud. Ilmselt sellepärast, et nad on nagu väiksemad ampsud, on ju. Raamat ongi nagu ikkagi mingi 10 tundi või 12 tundi või oleneb raamatust. No ütleme, et podcasti sa võid rahumeeli tegelikult kuulata nagu autosõidu taustaks, võid köögis teha süüa ja siis, ma ei tea, vahepeal käia teises toas ära, hea küll, nüüd ei kuulnud 4 lauset, mis siis. Aga kui sa kuulad ikkagi mingit raamatut, siis sa ei saa seda endale lubada, sest muidu kaob järg käest ja siis on kõik ju täiesti mõttetu. Et jah, aga ikkagi mina tunnen suurt puudust nagu Eesti kirjanduse sellisest nagu helindatud andmebaasist siis, et ma väga tahaksin striimida ja ma olen isegi mõelnud, et äkki peaks seda siis ise proovima nagu organiseerida, et siuke asi sünniks, ma ei tea, raadioteater meil on ju olemas. Ma korra torkisin nagu sellepärast, et just nagu sinna poole rihtidegi, et aga miks sa ei ole andnud oma audioraamatut välja, aga fakt, et sa oled vähemalt sellele mõelnud ja sul on isegi mingid audiolindistused olemas, et see, siis mõtlesin, ma rohkem ei torgi, et tegelikult see on juba päris pädev. Ma ei teagi, kuhu siit edasi liikuda, meil on väga... Ikka edasi, tulevikku liikuda. One more thing. Coldplay.
Coldplay, jah. Ühesõnaga, miks sa tahtsid Coldplayst rääkida, sest minu jaoks Coldplay on ääretult igav bänd. Mul on isegi natuke kahju, sest nendel on väga kihvte poplugusid ja mul on mingid lood väga meeldinud ja ma tahaks, et nad meeldiks mulle rohkem, sest see poleeritus ja kõik on nagu väga tasemel. Aga iga kord, kui ma neid kuulan, ma lihtsalt mõtlen sellele, et see mitte kuidagi ei tõmba mind kaasa, see on lihtsalt igav. Väga tore, et sa nii ütled, mina nii ei arva, aga see on väga hea koht, kust alustada seda diskussiooni. Et me oleme eri arvamustel, me nii sageli tegelikult ei ole üldse nagu nii risti vastupidistel arvamustel ja me nagu väga ei tülitse siin. Peaks olema nagu rohkem nagu teravust. Et seda draamat võib-olla ole, et draama lisab vürtsi, on ju, nii et hakkame pihta. Kas sa oled näinud Coldplay kõige uuemat muusikavideot Up and Up? Sa saatsid selle mulle ja ma korra klikkisin selle täna läbi lootus, et äkki ma jõuan enne salvestamist ikkagi ära vaadata, aga vastus on tegelikult ei. Okei, no väga hea, et näed, see näitab, et sind kohe nagu eriti ei huvita see bänd. Väga tore. Et lihtsalt nagu see Coldplay video on saanud väga palju positiivset vastukaja, nad said mingisuguse auhinna selle eest, on ju. Ja see video on sellepärast huvitav, et ta jälle meenutas mulle, miks muusikavideod on ägedad. Muusikavideod minu jaoks on liikunud kuskile täiesti mingisse nagu marginaaliasse. Kunagi, kui ma käisin põhikoolis ja keskkoolis, 00-indatel, ütleme, ma vaatasin ikka kogu aeg enne kooli minekut ja koolist koju, kui ma olin koolist koju jõudnud, siis ma nagu panin muusikakanali mängima, on ju. Oli see siis Viva või Viva 2 või MTV või VH1. Mulle meeldis see muusikavideo kultuur, mulle meeldis vaadata, mismoodi need stiilid muutuvad, kuidas muutuvad need montaaži ja koloriidi ja kaameratöö trendid. Noh, et kuidas aegluup mingi hetk läks nii moodi lihtsalt, et kõik videod olid aegluubis, on ju, ja kuidas mingi minimalism tuli mingi hetk mängu räpivideotes näiteks, et valgel taustal alati nagu mingi bling säras, lihtsalt ongi lihtsalt valge taust ja siis siuke mingi must Bentley ja siis jälle valge taust ja siis keegi nagu näitab oma neid plaatina kattega hambaid, on ju, et kõik on nagu siuke üliminimal ja puhas ja aegluubis ja noh, et kuidas see kõik nagu noh, et seda oli nagu tore jälgida. Oot, sa vaatasid sellise analüüsiga seda, ma ei tea, mingi põhikoolis, keskkoolis või? Mõtlesid nagu, et huvitavad montaaživõtted siin. No, ei, ausalt, see mind köitis see ja kuna seda oli nagu aastate lõikes tegelikult lihtne märgata, siis jah, ma arvan, et ma ei olnud nagu mingisugune Dexter Boy Genius, nagu et ma selle peale mõtlesin, vaid see tuli nagu ise, see nagu presenteeris ennast ise. See on väga äge, ma ei kuidagi kritiseerigi, see on hästi lahe selles suhtes, et mina lihtsalt vaatasin, et lihtsalt ägedad videod, ma niimoodi teistmoodi ei osanud. Ja no ütlen, ma ei istunud, ma ei teinud märkmeid on ju teleka kõrval ja ei kirjutanud referaate nagu iseendale pärast nende videote vaatamist, noh, see oli lihtsalt mingi asi, mida ma nagu noh nägin ja mis oli nagu huvitav, aga noh, ma ei mõelnud ennast lolliks nagu sellest kõigest ka. Aga lihtsalt ma ütlen, et nagu põhimõte, noh, kõige olulisem selle kõige juures on see, et mind väga huvitasid muusikavideod, see nagu haaras mind kaasa, et lisaks sellele muusikale see video ise oli ka mingisugune väärtus omaette. Samas kui nüüd, kus MTV on täiesti muutunud mingiks muuks asjaks, ta on muutunud, ma ei tea, reality televisioni nagu kanaliks, on ju. Ja YouTube on põhimõtteliselt nagu monopoli seisus peaaegu, mis puudutab siis videomeedia levitamist. No statistilises mõttes YouTube on muusikakanal, kus on vahel ka mingid vlogid. Jah, noh. Enamus vaatamisi, enamus YouTube'ist on muusika. Jah, aga vaata inimesed ju ka väga palju lihtsalt nagu kuulavad muusikat YouTube'ist, nad ei vaata nagu neid videoid nii pühendunult. Nad ei pruugi seda teha ühesõnaga. Jah, okei, niimoodi vaadati ka muusakanaleid kunagi televiisorist, et nad ei pruukinud alati jõllitada seda ekraani, et see oli nagu raadio asemel seal toas. Aga no siiski, et vaadata seda Coldplay videot, mis on lihtsalt tehniliselt nii äge ja leidlik. No vaata see ära, ma ei hakka lahti seletama, mis seal toimub. No ma saan aru küll, mis seal toimub, seal olid võetud väga väike, asjad, mis on tavaliselt väga väikesed, tehtud nad väga suureks ja asjad, mis on väga suured, kõrvale pandud väga väiksena, ehk siis see tekitas siukse huvitava aspekti, kus trummar oli sama suur kui maakera ja mängis seal terve kontinendi peal ja nii edasi. Nojah, et seal oli miksitud kokku mingeid elemente meid ümbritsevast elust mingil imelikul moel, nii et sulle nagu tundus, et see näeb välja nagu mingisugune unenägu või nagu inimajalugu oleks visatud pesumasinasse või mingisse segumasinasse ja siis nagu
võetakse sealt välja see mingisugune uus asi, kus see kõik on kuidagi kokku sulatatud ja näeb nagu eriti veider välja, aga samas nagu nii ilus. Et ta on mõnes mõttes lihtsalt video sellest, et kui minu arust see video meenutab vaatajale eluimet. See video meenutab meile, et me oleme fantaseerivad olendid ja seda, et tegelikult et me oleme fantaseerivad olendid ja see on tegelikult nagu väga oluline võti mõistmaks seda, mismoodi inimesed üldse nagu eluga ja maailmaga suhestuvad. Et kõik ei ole üldse nagu nii selge ja nagu arusaadav, vaid sihuke nagu sürreaalne mõtlemine, selline nagu unenäoline tunnetus on tegelikult nii oluline mõjutaja selles, mismoodi me üldse nagu oma elu mõtestame ja kuidagi tajume. Ühesõnaga bla, väga nagu, on ju, esseistlik, mis iganes on ju. No lihtsalt äge video, kui lihtsalt öelda, aga see pani mind samas ka mõtlema, et vaata, kui harva me tegelikult räägime muusikavideotest tänasel päeval. See ei ole enam lihtsalt oluline formaat minu arust. Viimane kord, kui ta oli oluline ja just sellel interneti ajastul, ma mäletan, oli vist OK Go, see video, kus nad hüppasid nende, kuidas nad on, jooksumasinad või? Jooksulintidel. Ühesõnaga kõik OK Go videod on olnud sellised nagu inseneritehnika maiuspalad. Teine oli vist siis see, kus nad tegid see Rube Goldbergi masina, mis oli vist 2 võttega üles filmitud, siis 3. hästi kuulus video, kus nad sõitsid nende elektriliste üksratastega ringi ja tegid trikke ja 3. vist oli nagu 0 gravitatsiooniga filmitud kuidagi vist, või 4. Et nad hõljusid. Jah, et nendel on olnud väga, väga huvitavad videod, aga see esimene oli kuidagi selline, see esimene tegelikult on see, mis neil on see kõige kuulsam, kõige tuntum, see, mida kõik teavad ja see, mis nagu kuidagi murdis selle videoformaadi või muusikavideoformaadi internetti. Muidugi varem oli ka internetis neid videosid, aga see oli kuidagi sihuke, seostus nii hästi interneti meemlusega ja kõige sellega, mis seal ümber on, et see kuidagi nagu tõsiselt raketina lendas järsku üles. Ja OK Go puhul on huvitav see, et see muusika ise on nagu täiesti iseloomutu. Ja nagu ebaoluline, mida ma ütleks ma ei suudaks meenutada ühtegi OK Go meloodiat näiteks, aga need videod on nagu väga hästi mul meeles. Mul ei tule selle loo nimigi meelde, kus nad hüppasid ühelt indilt teisele. Täpselt. See on isegi nii hull. Et see on nagu jällegi huvitav, et nende puhul see nende videote leidlikkus ja ägedus on lihtsalt nii palju huvitavam kui nende muusika. Aga meie saade on ju keskendub popkultuurile, me katsume katta nagu erinevaid valdkondi, mis jäävad selle popkultuuri mütsi alla ja vaata, kui vähem oleme rääkinud muusikavideotest, me rääkisime viimati Kanye Westi Famous videost vist kas esimeses või teises saates ja ongi kõik, see lihtsalt ei saatu enam vaatevälja, et sellises olukorras ma lihtsalt nagu jällegi viskan sulle küsimuse, et mis asi on muusikavideo aastal 2016, mis on selle funktsioon või mis on need võimalused veel, mis õigustavad muusikavideo olemasolu või mida see nagu saab veel anda, mis elamust see saab veel anda inimesele? Muusikavideo praegu on rohkem nagu kunstiteos. Aga see on ju alati seda olnud. Seda küll, aga muusikavideodel on ka nagu, nad on täitnud erinevat funktsiooni ja nad on käinud läbi erinevate selliste kultuuriliste nihete. Kuidagi see tipp mingi hetk saavutati minu jaoks Michael Jacksoni Smooth Criminali videoga, mis Michael Jacksoni videod üldiselt on olnud Michael Jackson pani selle lati nii kõrge, sealt üle ei ole ju tegelikult keegi läinud. On artiste, kes on läinud sinna kohe kõrvale, samale kõrgusele, aga sealt üle, no vot ja sealt nagu see asi hakkas natuke langema ja järjest rohkem mingi hetk nagu see muusikavideo jälle muutus kuidagi selliseks, et kogu krunge liikumise kõigega, et see visuaalne pool pidigi olema kuidagi siuke meid ei huvita ja just siuke vastupidi, mitte nii võimas ja äge ja sünkroniseeritud ja läbimõeldud, vaid siuke viskasime midagi kokku ja see ongi äge. Ja mingi hetk ta oli lihtsalt siuke puhas promotööriist, et vahet pole, milline see video on, vahet pole, kuidas me ta teeme, peaasi, et ta korra tähelepanu tõmbab, ta on värviline, ta tuleb, see on, ütleme siis, kui meie noored olime filtriaegu, et need nagu kuidagi isegi siis need vanemad muusikavideod tõmbasid nagu rohkem, vähemalt mind ligi, kui need
tol hetkel kõige popimad, sest noh, muusikavideode tegemine muutus ka ääretult odavaks, digitaaltehnoloogiad, igasugused efektid, asjad, mida sai teha, see muutus kõik kuidagi väga lihtsaks ja nüüd, kuna nad on kaotanud oma sellise puhta kommertseelise, et ta ei ole enam nagu sihuke reklaam, mida üles visata sinna telekanalile, mida kõik vaatavad, vaid ta on nagu sihuke, ta on nagu kõrvalprodukt, eks ole, ta on nagu me teeme plaadi ja noh, ikkagi kuidagi on jäänud sisse see, et jah, me peame nendele põhisinglitele muusikavideot tegema, aga suuremad artistid nagu jälle pürgivad sinna Michael Jacksoni ja teiste selliste artistide poole, kus püütakse teha mingeid suuremaid lugusid, ehitada sellele loole, noh siis sellele muusikaloole ümber midagi suuremat, midagi huvitavamat, midagi, mis räägib paljudest asjadest, nagu on erinevad Lady Gaga videod olnud, kus tal, ma ei tea, 10 minutit kestab see klipp või Beyoncé videod, mis mulle üldiselt, noh, laias laastus pole kõik väga meeldinud, aga need on jällegi, noh, nagu see Kanye Westigi muusikavideo, nad on nagu täiesti eraldiseisev, omaette olev, huvitav asi. jah, nad tekitavad juurde sinna sellist mingit kõmu, diskussiooni, mida muidu ei eksisteeriks, mis omakorda muidugi aitab jällegi müüa neid albumeid, on ju. Et selles mõttes ta on ikkagi endiselt promokanal, ehkki ta ei ole enam tõesti, ma arvan, nii mõjuvõimas, kui ta oli MTV hiilgeaegadel. Aga jällegi, püüdes ise oma küsimusele vastata, mul on tunne, et ma pean jääma vastuse võlgu. Minu arvates muusikavideoid pole enam vaja. Täitsa võimalik. Kui me YouTube'i vaatame, siis paljud singlid tulevad ju välja nii-öelda nende lyric videotega, kus lihtsalt tekst tuleb nagu hüppab kuidagi ekraanile ja see ongi nagu selle esiksingli või ütleme, noh, võib-olla mitte esiksingli tehakse midagi, aga siis see teine või kolmas singel tuleb juba, noh, nagu ei olegi oluline. Et eks jällegi igal kultuurilisel fenomenil liikumisel, neil kõigil on oma nagu tõusuajad ja mõõnaajad, on ju. Ja noh, võib-olla see lihtsalt ongi nii, et oli aeg, kus muusikavideod olid hullult tähtsad, aga nüüd on mingid muud asjad tähtsad. YouTube'i tulekuga põhimõtteliselt, noh, mõnes mõttes ju, mis saaks olla veel nagu demokraatlikum ja nagu vabam, võrdsem platvorm musavideote levitamiseks kui YouTube, kui MTV-s. See programm oli väga rangelt kureeritud, plaadifirmad pidid viskama hullu raha MTV-le, et nad promoksid nende artiste rohkem kui mingeid teisi, on ju. Siis YouTube'is kõigile sama hind, on ju, laksiga oma video üles ja ükskõik kui pikk, jah, täpselt, et tehke, mis tahate. Crazy'sid mõtteid, kui palju vastuolulisust. Jah, võite ropendada, võite tisse näidata, vahet ei ole, on ju. Et ja tuli on ju siuke nagu ootamatu vabadus ja mida me teada saime oli see, et inimesed lihtsalt ikkagi lihtsalt kuulavad seda mussi ja mida nad nagu vaatavad YouTube'ist on videoblogid. On ju, et YouTube osutus palju nagu vajalikumaks hoopis sellises videobloginduse formaadi jaoks. Sisuliselt küll, kuigi eks muusika, noh, suuruselt on muusika ikkagi YouTube'i number 1, 2, 3, 4, noh, ma ei tea, ja nii edasi, et seal see 1% on need videoblogid või umbes niimoodi, et noh, et ütleme volüümilt see, mis YouTube'ile raha toob, on ikkagi see muusika, aga need videod võib-olla tõesti ei olegi enam üldse nii olulised, sest ta ongi peaaegu nagu muusika striimimisteenus, sa lihtsalt paned ta mängima. Ja noh, meil on ju neid huvitavaid asju vahepeal veelgi olnud, kas või Gangnam Style, mis oli jällegi siuke korra, siuke hetkeline fenomen, mis kadus, aga seal jällegi see video polki nagu nii oluline, see lugu ise kuidagi. Tähendab, seal oli oluline see, et kõik rääkisid sellest ja kõik vaatasid ja see video ise tõesti oli nagu mis iganes, noh, vahet. Värviline asi hüppas ringi, eks ole, hästi palju liikumist, hästi palju värve, tähelepanu. Et just see viraalsus kogu selle asja juures oli see, mis nagu inimesi sinna ligi tõmbas, kõik tahtsid nagu osa saada sellest viirusest, on ju. Aga jah, ühesõnaga mina olen jõudnud ülimast muusikavideo fännlusest, olen jõudnud umbes, ma ei tea, siis 16 aastaga võib-olla punkti, kus nüüd, kui mingisugune äge bänd annab video välja, isegi kui see on bänd, mis mulle väga meeldib, siis mul natuke on selline tunne, et miks te üldse pingutasite. Eks sa oled vanem ka juba ja muusika ei ole kunagi nii hea kui siis, kui sa oled teismeline ja muusika on endiselt hea, muusika läheb aina paremaks ja see on kõik äge, aga jah, videod on surnud. Aga kirjutage meile popkulturistid@gmail.com või Facebooki.
SoundCloudi tuli meile ka üks kommentaar, sa ei ole näinud. Ei ole näinud, ma lähen vaatan ja endiselt on võimalik teil liituda ka meie Patreoni lehega patreon.com/popkulturistid, kui te tahate liituda meie kambaga, tahate investeerida meie šokolaadist matsuvatesse suudesse. Ma järgmine kord ei söö šokolaadi, kui Jim mulle ei too šokolaadi. Aitäh, kuulmiseni. Järgmine kord tuleb revolutsioon.